Tere tulemast Musta Kassitaru lugemisse veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 22–28 juuni. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Nii, esimene kaart on teil siin müntide kuninganna ja tema kõrval on poodu. Poodukord räägib seda, et asjadele tuleb vaadata teise nurga alt. Aga müntide kuninganna on selline rahaasjades väga tark naine. Tema ei larista tühja, tema ei tee emotsiooni oste, ta mõtleb kõik ennem läbi, kui ta midagi ostab. Ta pigem vaatab kodus ringi ja parandab vana, kui see on võimalik, või leiab sealt oma varudest midagi, mida ta saab veel kasutada, nii et ta ei peaks sinna tormama poodi uut asja ostma. Et seesama poodukaart räägibki seda, et tuleb asjadele vaadata teise nurga alt. Näiteks arvab, sai siin võib-olla see mingisuguse preemia või raha ja nüüd mõtleb see müntide kuninganna, et lähen ostan poest endale uue panni. Läheb poodi, tal on juba pann valmiski valitud, et läheb, ostab endale uue panni. Jõuab sinna poodi ja hakkab mõtlema, et kas mul on seda panni vaja. Maksab teine ka palju, kui ma ta ära ostan. Ei, ma täna ikka ei osta. Läheb koju tagasi, vaatab seal oma, ma ei tea, panipaigas ringi, leiab, et hopla, tal on veel seal mingi 3 panni, kõik täiesti korralikud. Vot kasutab neid. Pole praegu mul vaja uut panni. Vaat niisuguse energiaga on see müntide kuninganna, et tema ei lähe nagu niisama, tal on küll mõte võib-olla jah, et tal on hädasti vaja vot midagi, ükskõik mida. Aga siis ta mõtleb, et ei tea, ma saan selleta ka hakkama. See poodukaart on minu jaoks tegelikult tähendanud ka elu üllatust, selles mõttes, et sellelt rajalt, planeeritult rajalt kõrvale astumist. Ma olen toonud sellise näite, et lähete töölt koju, ongi plaan paigas, lähen toidupoodi, ostan oma asjad ära, ma tean, mida mul vaja, lähen koju, teen süüa, puhkan. Aga selle poodukaardiga juhtub see, et te olete teel sinna poodi, telefon heliseb ja kutsutakse teid kuhugi või pakutakse teile midagi, millele te ei saa ei öelda. Vot ongi rajalt kõrvale astutud, lähen hoopis kuhugi teise kohta, aga see ei ole nagu negatiivne muutus. See on pisike muutus, see on nagu, vot see on just täpselt see, et tahtsin minna vasakule, aga nüüd elu sunnib, lähen paremale. Aga see on meeldiv, see ei ole kindlasti ebameeldiv, kas siis muutus või üllatus või mis iganes. Et sellised lood on selle poodukaardiga, kas siis asjadele teise nurga alt, et mitte seda panni osta, sest kodus on tegelikult asjad olemas, või siis tuleb üllatus sealt, kus ei oska oodata, keegi helistab või tuleb mingisugune muu selline rajalt kõrvale astumine. Edasi tuleb teil see jõukaart. Vaat jõukaart räägib seda, et teil on väga helle süda ja te saate väga palju head korda saata. Kui te ise enda sellisele heale iseloomule tuginete, kui te jääte nagu endale kindlaks, teete just seda, mida te olete harjunud tegema, siis te võite väga palju asju korda saata ja saategi tegelikult ka ise teada, kui võimas te ja kui tugev te tegelikult olete. Ja seda võimsust ja tugevust ja riskialdit ja kuidas ma ütlen siis, teil on nagu kaariku kaart tulnud siia välja selle julguse kõrvale või jõu kõrvale. Ja see on nagu selles mõttes ikkagi risk ja julgus tuleb kokku võtta, et hoida oma elu ohjad enda käes, sest see kaarik kappab nüüd väga kiirelt minema. Kaarik kappab nüüd kusagile suunas, ikka positiivses suunas. Ja teil ei ole muud teha, kui selle vooluga kaasa minna. Et kiired muutused on teil elus tulemas. All on teil siin sauade kuningas. Sauade kuningas on täis tahtmist. Kõik need sauade kaardid on, kuidas ma ütlen, nagu täis tahtmist. Kuningas, kuninganna, äss, samamoodi see baas, samamoodi rüütel, nad on kõik täis tahtmist peale hakata. Nad ei viitsi enam oodata, nemad tahavad tegutseda, nii ka see kuningas. Kuningas ei saa, ta ei taha enam paigal istuda, tal on peas plaan, ta tahaks selle ära teha.
Siis on teil siin all veel karikate kuus. Karikate kuus minu jaoks on nostalgiakaart, aga see kaart räägib ka sellest, et väikesed kingitused on head. Kellelegi rõõmu valmistamine. Nüüd me jaanipäeva nädal. Ma ei tea, näete seal vana tuttavat. Teete talle rõõmu. Ütlete talle paar head sõna, teete komplimendi näiteks, kui hea teine välja näeb, kui kauneid riideid ta kannab. Aga ta tähendab ka tegelikult sellist nostalgiakaarti. Vot lähetegi jaanipäevale sinna, kus te lapsena elasite. Kohtute seal oma lapsepõlve sõpradega või vanade tuttavatega. Vot selline on ta minu jaoks, nagu tähendab ta seda, et kuidas ma siis ütlen, mõtted on seal ja tegelikult on ju nüüd ka mõned vabad päevad, et võib-olla tõesti sõidate sinna oma selle lapsepõlve maale jaanituld pidama. Ja kohtutegi seal oma vanade lapsepõlve sõpradega. Ja miks mitte ka neile siis kingitusi teha. Ja viimase kaardina on teile välja tulnud karikate 9 ja karikate 9 on soovide täitumise kaart. Mida iganes te olete siin soovinud, siis universum on otsustanud, et ta hakkab teie soove siin vaikselt täitma. Need võivad ka väikesed asjad olla. Ei pea ju olema kohe, ma ei tea, väga suuri soove. Meil on igasuguseid soove, suuremaid ja väiksemaid. Ja vahest tulevad meie küsimustele vastused või täituvad meie soovid nagu ootamatul moel. Me ei oska seda isegi mitte oodata. Seesama võib ka olla selle pooduga seotud, et tulebki mingisugune mis iganes üllatus, positiivne üllatus selle poodukaardiga. Helistab keegi, keda te poleks arvanudki, et ta võib helistada, pakub teile keegi midagi, tuleb teile külla keegi või kohtute seal kusagil jaanitulel kellegagi, kellega pole ammu kohtunud. Aga olete soovinud, tahaks teada, mis on temast saanud ja näete, plaks ongi kohal. Saate kõik oma küsimused ära küsida. Vot sellised soovid on ka soovid. Vot selline nädal tuli teile. Armsad veevalajad, võtke või jätke. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöiale üles, võite ka kommenteerida. Kindlasti võite te kanali tellida, et oleksite kõigega kursis, mis kanalil toimub, sest ka minul on uued ideed, mida teieni veel tuua lisaks tarokaartidele ja kuu loomise ja täiskuu energiate vaatamisele. Et siis te olete kursis, kui te olete kanali tellinud. Aga teile ma soovin imelisi jaanitulesid või kena jaaniaega. Puhake, käige jaanitulel, nautige elu, olge koos lähedastega. Et ega see meie Eestimaa suvi on nii üürike, et kõik hetked tuleb ära kasutada. Olge tublid ja aitäh, et olete minuga.